Davai. Ja, davai, 3, 2, 1, läbi. No nii, olid lahedad timelapsid, olid kõvad timelapsid. Yes, need on kõige paremad timelapsid, mis ma siiamaani teinud olen. Ja joo kõigile minu järgmisesse vlogi episoodi. Miks ma nüüd nii tihti ei ole vloge teinud enam? Mul on nii palju asju vahepeal juhtunud, ühesõnaga esimesed probleemid kohe kaameraga. Kuna ma tulin Austraaliasse ja ma pidin ostma lisaakusi omale selle kaamera jaoks, ma saaksin korralikult vlogi iga päev teha, siis ma ostsin mitte originaalkaamera need akud, vaid eBayst mingid odavad, mingid junnid, vuhvlid, mis siis esialgu kestsid korralikult, 20 minti niimoodi, aga pärast nüüd paari kuud kasutamist kestavad need akud reaalselt mingi 3-4 minutit maksimum, kui see vana originaalaku, mis on 2 aastat vana, kestab ikka nagu korralikult 20 minti ja pluss nagu peale veel. Nii et ma pidin tellima nüüd uued akud endale, et ma saaksin teha jälle korralikult vloge. Peaks natuke vaiksemasse kohta minema. Nii, ja muidugi vähe sellest, et mul akud olid metsas ja pidin uued ostma, siis otsustasin mina, et oleks õige hetk ära kaotada ka enda statiiv. Nii et ma kaotasin oma selle painduva statiivi ära, mis oli minu jaoks nagu lihtsalt elu päästja, kuna ma sain sellega nagu, sain igale poole seda külge panna ja ühesõnaga, see oli elu, ühesõnaga, ma pidin selle kuue tellima, see pole veel tulnud. Praegu kasutan Ronaldi mingisugust metallist, mingisugust GoPro statiivi, aga ajab asja ära, aga sellega ma ei saa seda postida asjad küll kinni panna, nii raske on teha sellega timelapse ja kõike muid asju. Aga vaadake seda, kui ilus koht see on. Ühes videos tegelikult ma olin seal, see oli vist äkki 3. vlogis, vahet pole, ühesõnaga jah. Nii, ja siis ühesõnaga, kui ma juba tellisin endale eBayst uued need akud ja jäin sinna nii-öelda statiivi veel vaatama ja kõike muud, siis mõtlesin, et sattusin sellise värgenduse otsa, kuhu panen kaamera otsa, mis nagu keerab niimoodi aeglaselt ennast. Mõtlesin, et selle võiks ülikõva timelapse teha ja ostsin selle ka ja see ongi siis see, kuidas ma timelapse tegin. Siukene ahjukella moodi asi, kuhu peale paned kaamera ja siis see keerab vaikselt ennast ja siis jääb ülilahe timelapse. Ma ei tea, kas ma olen kaadris või ma ei ole. Ja muidu ma leidsin endale uue töökoha ka. Nüüd ma olen siis põhimõtteliselt sama tööd, mida ma tegin Eestis terve suvi, et koguda raha Austraaliasse tuleku jaoks. Ühesõnaga Eestis ma panin üles neid suuri valgeid telke, mida te festivali näete, nii 20 meetris, need suured junnid. Ja ma panin neid terve suvi püsti. Tegin tööd nagu loom. Ja nüüd naljakal kombel läksin ma müügitöö pealt üle tagasi sama töö peale, mida ma nüüd Eestis tegin. Aga ma pean ütlema, et siin on lihtsalt nii kerge. Lamborghini! Ei tea, kas keegi tuleb, teeb mulle trahvi, et ma siin peal niimoodi kõrun. Kui keegi tuleb, siis ma jookseme kiiresti minema siit. Aga ühesõnaga, räigelt kerge on see siin Austraalias, sellepärast siin on nagu, kui Eestis saadete nagu mingi 2-3 venda, 4 venda, võib-olla maksimum 5 venda ühele objektile, ükskõik kui suur see ka valds. Ja siis siin on niimoodi, et mingi igast väikeste objektide peal on ka reaalselt mingi 7 venda, suurte objektide 20 venda, 30 venda. Siis tohi isegi redeli otsa kõndida ilma, et mingi keegi sul alt redeli kinni hoiaks, et see nagu redel kõikuma ei hakkaks. Nagu uskumatu, mis nagu ohutusnõuded siin on ja samas nagu kvaliteet telkidel endale nagu räme junn lihtsalt sellepärast, et midagi sassile nad on nagu, las olla, et ma ei viitsi, et nii palav on, et me ei viitsi ära vahetada vale telgikatted, et see mingile telgile nagu täiesti uskumatud inimesed. Aga jah, see on normaalne töö muidu. Palka saan seal $22 tunnis umbes, 23 peaaegu isegi vist. Maksud vist lähevad maha. Tööpäevadega muidugi niimoodi, et sa pead täiega tööd nägema, vaeva nägema, et siin tööle kutsutakse üks päev enne saadab sulle sõnumi, et kuule, et tule järgmine päev tööle. Lebo. Aga nii, vahetame kohta, muidu hakkab iga siin. Aga kui me juba siia tulime, teeme intro jaoks ühe timelapsi ka siin samas, siis siin on ilus. Ja juba nägid selle timelapsi, ma tean, aga kerige algusesse tagasi, vaadake uuesti.
No nii, see video andis teile hea ülevaate, mis tööst ma täpselt räägin ja mis tööd ma täpselt teen ja kuidas see täpselt käib. Aga see oli mingisugune väike majatagune, siuke väike pulmapidu niimoodi, aga muidu on siin olemas suured festivalid ja kuhu me siis paneme 10 telke ja suured telgid. See oli siuke väike 4-5 tunni töö. Aga see selleks. Tänane plaan on siuke, me võtame Algis ja Sandraga mingi kõige suvalisema rongi üldse ja sõidame lõpppeatusesse. Sandra. Kirjutati õigesti nimi, jah? Jah. Näita. Vau. Ja see on külm. See on külm kohvi. Palju õuest täna sooja on, keegi teab ta? Sorry. Ma ei tea. 31, aga kuradi ma mõtlesin, et teeks mingi loosi, vaata. Viskaks näppe või midagi, on 13 platvormi. Ja siis vaata, tuleb mingi lambide number ja lähme sealt esimese peale. Viskame näppe. 2 tükki saavad panna ainult 4 näppu ja Keir, sa võid panna 5 näppu ka, mõistad või? Jaa. 1-5, me paneme maks 4, sa saad panna maks 5. 1, 2, 3. Ma tean, jaa. Aga me otsustasime ära, et me lähme Verripeesse ja jah, ma värvisin enda juukseid ise selles suhtes mingi aeg tagasi, mis nad olid jõhkrad kollased, sellepärast et see valgendaja, juuksevalgendaja pliis, mis iganes, teeb juuksed hästi kollaseks ja siis ma pidin värvima need nagu blondiks, et ei oleks nagu nii kollane, aga see blond oli ikkagi kuidagi nii kollane. Ja siis ma ostsin poest mingisuguse semi-permanent, mingi grey, mingi värvi ja siis ma panin see hästi pikalt endale pähe ja siis juuksed läksid kuidagi siukseks sinakaks, lillakaks või ma ei tea, sest see oli liiga kaua mul peas. Aga see läheb mingi mõne päeva pärast läheb normaalseks nagu hallikaks ja ei ole siis seda rõvedat kollast tooni. Nii et ma käin praegu siniste juustega ringi. No nii, me oleme siis jõudnud kuskile siia Verripeesse, mis on mingisugune väike äärelinn. Tule vaata, see on ämbliku õrg. Ühesõnaga, oleme kuskil Verripeessis ja siis tulime kuskile, ma ei tea, väike pargitaoline koht, kus saab jalutada. Ja leidsime ühe suure puu, kuhu otsa me tahaks ronida. Ja tuleb välja, et me ei saa siin otsa ronida, sest me kõik ei ole piisavalt osav. See on mingi lambi ämbliku õrg. Ongi ämbliku otsas, jah? Lähme otsime mingi parema puu, kuhu otsa ronida. Siin on raudselt mingid madusi. Üks on, mul üksid. Siis on 2 ja mul on ka üks. Kas pead tööd hakkama? Sa oled alla anda. Keir on bussi ja kardab ämbliku. Pane vähemalt üks tääb. Tee üks. Ai. Ei. Igal pool on mingisugused ämbliku võrgud ja mingisugused praod ja asjad. Paned oma käe kuskile kännu taha ja siis saad ammustada. Töökindlad kätte, siis vaata, kui ämblik ammustab näpust, siis vaata nagu töökindlad kaitsevad ära. Väga õige. Welcome to Australia, where everything is trying to kill you. Kogu aeg mingi asi veits kõditab kohe on nagu. Otsid mingit töötaks. Ämbliku mune. Näe vaata, koorune. Ämblik! Ma arvan, et ämblik on hästi madalal, vaata üleval, ma ei usu, et väga palju. Ma ei usu üldse, vaata üle on ilusam ka. Ja ma mõtlengi, et seal ei ole kuskile vahele minna neil. Saad. Väga õige. Okei, peaaegu. Proovi uuesti. Come on! Pekki, me ei saa seda ülesse. Ma liiga bussid. Keir, ma uskusin. Nüüd me leiame veel midagi. Onju. Loodan. Lehed jah, see on küles. Saad. Ära nüüd alla tule. Ossa vittu. No siit saame ikka ülesse. Vaata, et Sandra maha ei kukuks, filmi teda. Vaata, muidu kui maha kukub, siis see filmi, siis on nagu jama. Kukkumist tahaks ka kaadrisse.
Tõmba vallada. See oleks veits nõme, kui sa mind päriselt alla tõmbad. See oleks ülinais. Hoia. Sandra, me usume sinusse. Tere, kui Sann sai sinna veel, mina küll. Ai, mehe ego. Sa suudad, lihtsalt jookse. You can do it. Kukku. Almost. Näisin meile alternatiivmeetodit. Saadki või? Yeah, man. Räägi, kelle me leidsime puu otsast Helgis. Ahvi. Ahvi poisi. Ma ei tea, mida ta üritab teha seal nüüd. I got no panties on today. Oi vittu, mida sa teed? Ei ta terveks jäänud? Ei jäänud. Võisin maa sain vastu pead. Said või? Jah. Nii lahe on natukene Austraalia loodust ka vahelduseks näha. Muidu oled ainult linnas, kogu aeg mingid autod, majad ja värgid, aga esimest korda nüüd nagu siukest, see ei ole isegi tegelikult loodus otseselt, kuna see on mingi mõttetu linna äär, aga ikkagi siuke lahe vaheldus. Nii, okei, me tulime kuskile India restorani ja sõime siin omal kõhud ilusti täis ja mitte kedagi ei ole siin ruumis nagu mõtlesime, et mis juhtus kui me lihtsalt kõnniksime välja sealt, et ei maksa arvet. Ja jookseks räigelt ära lihtsalt. Aga ootame korraks. Kõik valmis, nii, et me saame lihtsalt siit räigelt nahku tõmmata ja plaan on joosta otse rongi peale. Nii et me vaatasime rongi ajad valmis. Me jooksime siit 500 meetrit otse rongi peale ja sõidame tund aega linna. Nii et põhimõtteliselt ma võtan oma koti, siis ma loen 3-ni ja siis lihtsalt tõuseme püsti ja lihtsalt jookseme üle. Ootame, kuni see sädi ära läheb. Ootame, kuni see sädi ära läheb. Need on sust üllitavad. Oota. Pane kott selga. Oota, jah, oota kohe. Ootame, kuni see sädi ära läheb. Siis ma tõmban koti selga, siis lähme. Davai. Jaa, davai, 3, 2, 1 läheb. Ta tuleb. Lähme. Ta tuleb järgi ka või? Oi, bro. Vist ei tulnud järgi. Oi, bro, see oli küll koob ruiska. Sandra viskab ka ruiska. Ai, mööda. Nii, nüüd lähme kohe rongi peale. Ja lähme koju ära. Jaa, küll see küll nii väsitab. Täis kõhuga lihtsalt. Täis sprinti. Jaa. No nii on kõht täis hea olla. Hinda toidud on tegelikult päris head, ma soovitan teil seda süüa. Ja kui olete kuskil Melbourne'is ja lähete kuskil restorani ja lähete India restorani, siis pange jooksu, mis mõttega te ikka maksate? Jaa, pead ainult kiired jalad olema. Nad jooksid järgi ka reaalselt. No ukse peale tuli ka, näitab mingi niimoodi. Jah, ta sai aru, et me jooksime just nii kiireks. Aga ta järgi ikkagi jooksid? Ei, ta isegi üritab, ta andis kohe arve. See on India vaim, Eesti vaim ei ole see. India vaim kohe. Aga lebo selles. Aga jah, mis seal ikka ühesõnaga, lõpetame selle vlogi siinkohal ära. Ma ei teagi. Like, subscribe, comment ja davai. Ciao. So, this what you're doing here, is it legal? No. Very illegal. But why are you doing it then? Don't worry, this won't be sent to police, it's gonna be... Tegelikult me ei varastanud toitu. Siin on check ka, et tõestada seda.